hetkel olen jõudnud Herningu sellisesse suuremasse kaubanduskeskusesse. Mõtlesin, et võtan selle läpaka kätte ja käisin veel natuke ringi samal ajal, kui mu toakaaslane Anton endale koolikotti ostab. See on Anton koolikotti otsimas. Nii, liigun vaikselt poest poodi. Tuleb välja, et siin on igasuguseid poode nagu kaubanduskeskustes ikka. Tegu on, tegelikult on see päris suur kaubamaja. Tartu kaubamajast ikka kindlasti suurem. Siin on igasuguseid asju müügil. Mingi telekas, kus näeb hetkel piljardid, ma ei tea, miks snooker, minu iga täiesti. Nii, inimesed söövad. Üks tüüp räägib telefoniga. Vaatas mind natuke imeliku näoga, mis teha, noh. Mulle kõnnib koristaja vastu. Ega temagi väga õnnelik ei olnud, et ta kaamerasse sai. Hinnad on Taanis, noh. Riided on enam-vähem samad, mis Eestis. Seda ma võin küll öelda. Aga toidud, noh, ma ei tea. Mina otsin tavaliselt selliseid tooteid, kus on ikka kollane silt küljes või sellised budget tooted, mis on hästi odavad. Nii, Boris otsib ikka endale kotti. Boris? Oi, mis Boris, ma olen Anton, minu viga täiesti. Ma olin närvis, ma olen praegu kaamera ees. Mul on väike esinemishirm. Minu viga täiesti. Sain täna teada, et Antonil on Läti kodakondsus ja tema ei pea väkke minema. Mis on ja natukene kadestan teda. Nii, hetkel jõudsin huvitavasse poodi, kus on pesu, nii et Kadri, kui sa endale pesu tahad, siis siin seda on. Sellest kaubamajast me leiame sulle pesu küll. Nii, kus ma nüüd jõuan? Oi, pekki. Nii, nüüd ma olen teisel pool kaamerat ja sellepärast mind jälle ei näe. Kõnnin ringi, suvakad inimesed vaatavad kaamerasse arvatavasti. Nii. Mis siin on, mida Eestis ei ole, on H&M, millest kindlasti päris paljud mu tuttavad puudust tunnevad ja sellepärast näiteks Rootsis shoppamas käivad. Nii, kõnnime ringi. Ma kardan, et mul ostsin eelmisest poest ühe pitsa, see on vaikselt üles sulamas mu kotis. Ja see on ka üks põhjus, miks ma selle läpaka välja võtsin, ma ei tahtnud, et see läbi vettiks. Nii, allahindlus on taani keeles vist mingi tilbud, imelik värk. Okei, sisenesin poodi. Aga kuna poes vist filmida ei tohi, siis ma jätan mulje, nagu ma töötaksin selle laptopiga hetkel. Kõnnin ringi. Siin igast. No nagu spordipood ikka. Nagu Sportland. Hello. Antonis, see. Pakuti abi. Inimesed poes ikka pakuvad abi. See on huvitavad riided. Ma kohe näitan. See koosneb ühest tükist. See on nagu dressid, mis koosnevad ühest tükist, hullult imelik. Ma olen neid veel näinud. Siin on veel ühed. Aga ma ei oska seda kuidagi näidata. No ja las need püksid olla. Nii, mis ma täna huvitavat tegin? Täna oli esimene introviigi päev. Tuleb välja, et meie ingliskeelsest rahvusvahelisest grupist ainult umbes 1/10 on rahvusvaheline. Oi, pekki pilt läks ära. Ainult 1/10 on kuskilt riigist, mis ei ole Taanis. Välismaalt. Nii et mingi 10 võõramaalast, kaasa arvatud mina, ja siis mingi 80-90 Taani inimest. No natukene üllatav oli. Tuleb välja, et jah, piraatlusega siin üldse teha ei tohi. Muidu tuleb kohe politsei sappa. Nii et ma natukene, ma ei tea, kas ma nüüd kardan, aga
ütleme nii, et piraatlusega mina ei tegele. Mitte Taanis. Nii. Anton leidsi midagi huvitavat. Ei leidnud Anton midagi huvitavat. Kirjutasin just enne oma uuele potentsiaalsele tööandjale kirja. No sellega oli tõesti huvitav lugu. Ma natuke oma uues blogis kirjutasin ka sellest, et kõndisime lihtsalt ringi talust mingi farmist farmi ja siis läksime ühte, mõtlesime, et kas me läheme sinna farmi või mitte, aga siis ma mõtlesin, et äkki just see farm on see, kus tööd pakutakse. Ja tuli välja, et oligi ja nüüd me saame arvatavasti vähemalt mingi umbes 6 aega töötada 10-15 tundi sellise farmi abilistena. Üsna sellises mahajäetud farmis. Ja tundub, et see on tõesti, sellega elab ära. Nüüd ma olen poes jälle. Nii. Pean vaikselt olema. Mingi Ameerika pall on. Võtan kaasa. Ega seda mängida väga ei oska, aga... Tulen kohe. Liigun, Anton kutsus murelikult. Tunne, et meie saaga saab vaikselt lõpupoole. Anton leiab endale potentsiaalse koti. Vaatame, kas talle meeldib. Mul on tunne, et talle ei meeldi. Tundub tore poiss olevat. Mulle ei meeldi küll mehed, aga abivalmis selline ja head, et siin eesti keelt ei oska. Muid läks natukene veider. Lihtsalt ei leidnud midagi või? No jah. Jaa. Aga mul on hetkel tunne, et ega siin videost siin targemaks ei saa väga. Selle tõttu... Oi! Leidsin liu välja. Sõidan ühe korra alla ja siis ma lõpetan video ära. Ja kus keegi vaatab, kui me siia peale tuleme. Mul tunne, et keegi õnneks ei näinud. See oli vist lastele mõeldud. Aga jah, panen pillid kotti ära ja järgmise korrani. Või muidugi see ka. Kell on 17:39 Eesti aja järgi. On 27. august. Ja tegemist oli minu teise videoloogi postitusega. Tšau!